Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 33. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna me räägime sündmusest, mis saab toimuma 9. aprillil ja selle sündmuse jaoks me teeme isegi 2 jutuajamist. Ühe siis täna me räägime Paikuse Music Splashist. Sellega seonduvalt kutsusin täna külla Kait Kallau, kes on minule teadaolevalt üks idee algatajatest. Tere tulemast! Tere! Aga alustame siis algusest, kuidas Paikuse Music Splash, on see õige nimi täielikult niimoodi? Jah, on ikka jah. Kuidas see sündis? Sündis niimoodi, et ütleme siis nüüd 7 aastat tagasi umbes tuli minu juurde jutuga kõigepealt Marika Valter, kes oli tol ajal siis Paikuse noortekeskuse juhataja. Ja koos temaga oli kaasas siis sealne töötaja Raul Ilbi, kes siis ja tulid minu juurde, et sihukese jutuga, et võiks teha mingisuguse noortele mingisuguse bändide ürituse. Ja siis, kuna mul oli tegelikult ammu enne juba peast tiksunud mingisugune idee selle koha pealt, et midagi ma olin teinud ka, kuna ma töötasin mingil ajal seal vabakoolis, tegin bände, siis seal me tegime mingisugust üritust juba väikselt. Aga ja siis mul oli kohe tegelikult see kontseptsioon nagu endal nagu olemas, et kuidas see võiks olla. Ja käisin selle välja variandi ja nendele väga meeldis ja tegime ära ja see oli vist 2019 sügisel kuskil novembrikuus äkki oli see esimene splash. Ma peast enam ei mäleta, kui palju seal osalejaid oli. Eks seal kindlasti minu enda juhendatavad bändid oli mitu tükki, eks, ja siis, aga neid ülejäänud ma praegu ei mäleta enam. Ja siis Paikuse kooli aulas siis tegime selle esimese. Kuidas see nimi sündis? Splash, jah. Ma ei mäleta, ma arvan, et see on Marika idee äkki või. Aga ma kindel ei ole, aga ma arvan, et midagi sellist, jah. Kuidas see konkurss siis välja näeb, et kas eelnevalt on vaja kusagile tulla katsetele, et kvalifikatsioonist läbi tulla või on avatud kõigile, kes ikkagi muusikat südames teevad? Meil on tegelikult niimoodi, et minu nagu silmis see konkurss ei ole seal kõige olulisem sõna, et ta küll on seal ja me ei ole nagu suutnud midagi nagu paremat ka nagu välja mõelda sinna ja et see esimene eesmärk ei ole nagu teha nagu konkursi või võistlust, et põhiline idee oleks ikkagi niimoodi, et tuua kokku noorte bändid, et nad saaksid näha, mis ümberringi toimub erinevates koolides ja huvikoolides ja nendes noortekeskustes, eks. Et tuua need kokku, võib-olla nad leiavad oma vahel mingisuguseid tutvusi, saavad oma vahel mingisuguseid projekte hakata tegema sealt edasi. Et see on nagu põhiline idee, mis minul on. Aga kuna seal ikkagi alati on vaja sellistele üritustele lisandväärtust teha, siis me ikkagi oleme kutsunud sinna žürii, kes ei ole mitte selle jaoks seal, et nagu hinnata neid sooritusi, vaid pigem anda nagu tagasisidet, et mis oli hästi ja mis oli võib-olla tahaks natuke parandamist ja lihtsalt selline tagasiside kohteks. Ja põhiline olekski see, et nad tunneksid ennast nagu hästi seal, need muusikud, just noore muusikud. Ja see näebki välja sellisena, et nad registreeruvad, meil on see registreerimislehekülg, see nüüd tegelikult on see tähtaeg nüüd juba läbi, see oli 1. märts. Ja meil on praegu peaks olema 12 bändi. Kuna me ei ole nii täpselt pannud nagu
kindlat arvu, kui palju nagu täpselt peab olema, eks. Siis tegelikult, kui keegi väga tahab veel tulla, ju me siis ikka võtame vastu ka. Sest eelmine aasta oli meil 14 bändi ja see mahtus tegelikult väga hästi ära, et see kontserdi korraldus oli väga hea ja see ei läinud üldse nii väga pikaks. Ja ühesõnaga nad peavad siis täitma ära avalduse ja panema sinna ka demo. Ja see demo ongi selle jaoks, et kui peaks nüüd tulema väga palju tahtjaid, et siis paraku see õhtu ei ole meil väga pikk, me ei saa hommikuni seal mängida. Siis me peaksime mingi valiku tegema, aga õnneks me ei ole pidanud seda veel siiamaani tegema, et me oleme kõik ilusti ära mahutanud ja loodan, et seda ei... mõnes mõttes võiks ju olla rohkem neid bände, aga jah, et praegu on nad ilusti nagu saanud ära mahutatud. Ja siis me teeme neile siis nagu erinevaid workshop'e seal, eks need töötubasid, kus kas eelmine aasta näiteks tutvustasime mingisuguseid huvitavaid pille, teistsuguseid pille, mis on Heini Soobik oli teinud, teevad igasuguseid looduse hääli, sellised pillid, kuidas neid teha, nendega mängida ja sellised, et see aasta on plaanis teha üks töötuba, kus saaks siis laval esinemist õppida. Et mismoodi seal käituda nii tehniliselt kui ka siis ütleme esinemise ajal, et see asi näeks äge välja. Et selline töötuba ja siis loomulikult üks videotöötuba, kus tuleb teha üks tervitus ja mida siis pärast siis kõikidele nagu seal kontserdil siis ette mängitakse. Et sellised jah, ja siis lõpuks on see kontsert, kus õpilastel on siis või nendel bändidel on igal ühel siis oma laud, kus nad saavad rahulikult istuda, näksida seal midagi juua, et ühesõnaga tunda ennast väga vabalt. Nagu Eesti Laul. Enam-vähem nii, jah. Ja siis tunda ennast väga vabalt ja kui nende kord on, siis nad käivad esinevad ära ja tulevad pärast seda tagasi. Ja hiljem on võimalik siis küsida žüriilt näiteks tagasisidet, kuidas läks. Et ka kontserdi ajal saavad mingi lühikese sükse vastuse, aga pärast kes tahab, saab nagu ka pikemalt vestelda, et see variant on ka olemas. Aga need töötoad on siis selle sama päeva alguse poole või mismoodi need on? Nad on seal päeva jooksul. Nad on niimoodi, et meil on samal ajal käivad heliproovid ja siis, kes parasjagu heliproovis ei ole, eks see saab olla siis töötoas, siis kas siis teeb seda videot või on seal siis selles lava töötoas nii-öelda. Et sellised, jah, me proovime selle niimoodi ära jagada, et ei oleks väga tihedalt koos see, aga ei oleks ka niimoodi, et sul on 4 tundi aega ja lihtsalt istud, et ikkagi pigem kuidagi ära sättida see päev. Aga nüüd need, kes tulevad pealt vaatama, mis kellast nemad siis see saali oodatud on, see on Paikusel ikka, see on Paikuse kooli aulas ja kontsert hakkab meil kell 6 ja umbes 5:30, ma arvan, on uksed lahti ja võib vabalt sisse tulla, täitsa tasuta üritus ja publik on ka selles osas osaline, et nad valivad ka oma lemmiku, kes on siis või ongi nagu meie silmis on nagu kõige tähtsam on publiku lemmik. Et žürii kipub küll ka valima oma lemmikut alati, kuigi mina alati ei poolda seda, või nad võivad valida, aga see on, ütleme, 3 inimese arvamus, eksene, aga see publiku arvamus, keda on seal võib-olla mitusada, eksene, siis see on nagu olulisem. Ja me anname küll välja ühe sükse Grand Prix ka nii-öelda ja see ongi tegelikult publiku lemmik. Et ja kolmas tegelikult süke auhind, mis me anname, on ka bändide enda lemmik, et bändid ise valivad oma lemmiku ka. Iga bänd siis peab nagu
noh, nii palju kokkuleppele saama, et nad valivad ise ühe lemmiku oma bändi poolt. Kuidas sulle tundub 12 või 14, no ei tea veel täpselt, kuidas see arv siis kujuneb 9-ndaks, et kas see arv on Pärnumaa mõistes piisav või on meil neid bände, kes tegelikult tegutsevad ka rohkem? Jah, ma tean, et tegelikult on natuke rohkem neid, aga ma arvan, et ühele sellisele konkursile kokku saada noortest just sükene 12 või 14 või juba üle 10 on juba väga hea, et noh, ma arvan, et kõik need bändid, kes tulevad, on juba nagu ka seal maal, et nad nagu ka ise tunnetavad, et nad juba kõlavad päris hästi, et meil väga palju ei ole selliseid, kes on nüüd ütleme mõni kuu tagasi pillid kätte saanud ja hakanud mängima, et tegelikult need bändid mängivad ja kõlavad juba päris ägedalt ja need iga aasta on päris mitu tükki, kes võiks rahulikult juba minna kuskile edasi toimetada ise, et selles mõttes on, ma arvan, et see 14 või 12 siis on täiesti sellise konkursi jaoks väga, väga hea number, et me oleme ise vaadanud seda, et kui on üle 10, siis on päris hästi, et jah, siin peale koroona aega oli meil üks aasta, kus oligi registreeritud, oli 10 bändi vist, kui ma hästi mäletan, aga kohale jõudis 5, sellepärast haigustega kukkusid lihtsalt ära hästi palju bände, aga sai tehtud ja tegelikult oli äge, et ei olnud häda midagi. No kui ma aru saan sinu jutust, siis on tase päris kõrge. Jah, see on suhteline mõiste, eks, et see kõrge tase on, ei oska seda nagu liigitada täpselt, et tegemist on ikkagi õpilaste bändidega, eks, et üldiselt üle gümnaasiumi väga neid bände sinna ei tule. On küll üksikuid mängijaid, kes on ka ja kui on ka väga keegi jääb kuskil haigeks mõni laps, et siis me ei ole keelanud ka juhendajal siis aidata välja, et mängida siis see partii ära, et päris bänd ära ei jääks. Aga see, ma arvan, et nagu õpilaste seisukohast on see tase süke väga korralik. Kas pigem on tegemist bändidega, kes tõesti kusagil õpetaja või juhendaja juures harjutavad ja koos käivad? Enamusel on küll juhendajad, jah. Et meil on siit muusikakoolidest, ütleme siit Pärnust, Sindist on päris mitu bändi ja Uulust ma tean praegu, kui ma peast ütlen ja siit-sealt veel, et tegelikult ilma juhendajateta bände on tegelikult väga vähe, jah, kes tulevad, et või vähemalt mingi alguse on nad saanud ikkagi kuskilt kas siis noortekeskusest või muusikakoolist või tavakoolist, aga jah, et ma tean praegu ühte bändi, kes meil see aasta tuleb, kellel ei ole konkreetset juhendajat, kes toimetavad nagu oma pead. Aga minu arust teistel ikkagi on, aga ma väga kindel ei ole, et pole nii täpselt vaadanud. Aga see looming, mida nüüd noored siis laval näitavad, on see nende oma looming, on see kellegi interpretatsioon, mida nad esitavad? No enamus on ikkagi nii-öelda coverid, eks, et tehakse natuke omas võtmes niikuinii selles mõttes, et kuidas parasjagu bändis just pillid on et jagunenud ja nii edasi, et aga on ka olnud oma loomingut ka, jah. Ja see on tegelikult väga, väga teretulnud variant, et mulle alati meeldib kuulata, kuidas on just nagu oma loominguga nagu välja tuldud,
noh, aga enamus jah, ikkagi ei ole veel nagu seal maal, et suudaks väga palju seda oma loomingut teha, et no siin tuleb väga elavalt mängu siis see juhendaja, kes peab ka ju need seaded tegema. no just jah, et oleneb jah, et juhendajast, et kui palju tal endal seda tahtmist ja tegemist on selle oma loominguga tegeleda, et ma usun, et kõigil tegelikult on, et aga pigem on see, et see oma loomingu idee peaks tulema ikkagi õpilastelt, eks, et siis on ta ikkagi nagu õpilaste variant. Muidugi, ega meie ei ole absoluutselt mitte mingisugust stiilipiirangut pannud, mitte mingisugust mingisuguseid nagu kriteeriumi ei ole loonud, et võib mängida mida iganes. Et üks aasta oli meil üks bänd, kes tegid üks rajumetalli, aga nendel ei olnud bassimängijat, lauljad neil ka ei olnud, tegelikult oli ainult kitarr ja trumm, kahekesi tulid. Aga nad tegid väga ägedalt ja lõpuks peale seda üritust nad leidsid omale sealt bassimängija ka. Ma ei tea, kuidas neil siin nüüd on läinud, et ma ei ole neid rohkem näinud, aga selline, see on nagu ehe näide sellest, mida see nagu üritus peaks nagu kaasa tooma, et see asi õnnestuks, jah. No kui rääkida korra noorte vanusest, et ärme praegu puuduta seda, et kui peaks mõni juhendaja nagu kaasa tulema, eks ju, lavale. Et siis nagu ma aru sain kuni gümnaasiumi lõpuni, pigem mõni üksik on ka vanem, aga kõige nooremad on siis kaudu, et on see nagu põhikooli lõpust või ka teinekord põhikooli keskpaigast või kuidas siis, kui noorelt nagu nii-öelda siis noored alustavad bändi tegemist? Meil on olnud, ma tean, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis 4. klassi bänd on olnud vist minu arust kõige noorem, see oli mõni aasta tagasi. Üldiselt nad jäävad ikka jah sinna põhikooli lõppu või gümnaasiumi juurde, aga jah, seal jällegi vanusepiirangud me tegelikult ei ole nagu ise seadnud, et see on kuidagi kujunenud niimoodi, et kui ikkagi ruumi on, mida siiamaani on täitsa olnud, siis me kellelegi niimoodi kätt ette ei pane. Aga selle vanemate poolega on see, et kui nad üle gümnaasiumi juba lähevad, et kes võib-olla lähevad muusikat juba õppima, kas siis Viljandisse või Tartusse või Tallinnasse, siis nagu seal tekib juba selline nagu professionaalsuse hüppe nii suur, et siis ma arvan, et see, me peaks tegema vist eraldi ürituse selle jaoks, et siis, muidu need käärid lähevad nii suureks, et meil on kuskil on seal põhikooli keskel olev bänd, eks, ja siis on kuskilt ülikoolist bänd, et siis see vahe on nii suur, et ma arvan, et see, nii mõnigi võib ennast siis nagu kehvasti tunda, aga jah, et üldiselt me seda vanuse piirangut ei ole teinud, et see on noorte bändide üritus ja eks näis, kui see hetk tekib, et meil tahab tulla mingid sellised bändid, eks, siis mõtleme edasi, mis saab. Aga kui paljud bändid on käinud juba korduvalt? Korduvalt jah, statistikat ei ole teinud, aga üldiselt pigem on, ma arvan, neid bände rohkem, kes on käinud korduvalt, kui neid, kes on käinud ühe korra. Et ühe korra on pigem olnud sellised bändid, kes siis võib-olla peale seda on kas siis lõpetanud koolid ära või läinud kuskile laiali. Et ma arvan küll, et neid on rohkem, kes ikkagi vähemalt 2 korda juba käinud on. Aga jah, väga kindel ei ole. Tundub küll niimoodi, et iga aasta on ikkagi sükene, pooled nimed on süksed, keda oled juba enne kuulnud ja näinud. Kuidas on seda arengut olnud vaadata, kes on juba mitmendat korda käinud? Jah, see areng on tegelikult mõnes mõttes üsna märgatav,
kui esimene kord tulla, et see lava tegelikult on keskmisest suurem ja see melu võib-olla on keskmisest nagu jah, suurem, et siis ma arvan, et juba selle pärast tekib mingisugune areng, et nad tunnevad ennast seal lava peal natukene mugavamalt ja võib-olla ei ole nii närvis, et mis tegelikult lava pealt eriti muusikutele väga hästi välja paistab, kui inimene on närvis. Aga tegelikult, kuna ma ise olen seal hästi palju nagu tegevuses sellel päeval, et siis tegelikult otseselt niimoodi kuulata, et kui palju nüüd üks või teine mängija on nagu vahepeal edasi arenenud, seda nagu väga aega ei ole, aga see üldine pilt, mis on meil olnud iga aasta, siis see on küll läinud alati kuidagi professionaalsemaks ja ägedamaks, et me oleme alati selle lavaga kasvanud natukene, teinud seda muud show'd sinna natuke rohkem jälle juurde ja proovime kogu aeg midagi jällegi natukene kasvatada, midagi jälle juurde teha, et meil on ka nüüd tegelikult otseülekanded, et kui meil siin mõni aasta tagasi oli põhimõtteliselt 1 kaameraga otseülekanne, siis nüüd meil on juba mitme kaameraga otseülekanne, mis seal toimub. Või YouTube'i läheb tegelikult üles kõikide bändide siis see esinemine, eks, eraldi lõigatakse välja. Me teeme eraldi helimiksi, mis läheb veebi otseülekandesse, et kõik nii nagu ühel sellisel show'l peaks tegelikult olema. Me proovime kogu aeg järjest nagu areneda selles mõttes. Ma arvan, et jah, see areng on olnud selline üldine igalt poolt, et nii bändid kui ka meie korraldajatena proovime hästi palju edasi areneda ja teha võimalikult ägeda ja sujuvalt selle ürituse. Kui suure koormuse see korraldajatele paneb, et mina tulen saali, vaatan, nii äge, bändid, plaksutan, eks ju, aga see eeltöö, mis tehakse, seda mina saalis olles üldse ei adu. Jah, meil on niimoodi, et me saame esimest korda kokku oktoobris. Siis teeme täpsemad plaanid, kes mida teeb, et me kaasame tegelikult sinna tegevus võimalikult palju noori. Ka korralduses on meil niimoodi, et alati projekti juht on siis meil keegi noortest, kes siis kas õpib seda või mõni muu siuke hakkaja, kes on asjast huvitatud. Paar aastat tagasi oli meil üks noor neiu, kes on Viljandis, õpibki kultuurikorraldust. Tema tegi väga, väga ägedalt see, kuidas ta kõik paberimajanduse tegi ja kõik sellise, see oli väga, väga, väga eeskujulik ja selline asi ja kõik toimis väga hästi ja nüüd me oleme proovinud seda nagu järgida kogu aeg. Et siis see toimis ja kõik need sponsorite otsimised ja sellised asjad. Et see tegelikult see töö hakkab oktoobris pihta ja minu jaoks on ta niimoodi, et oktoobris minul endal väga palju tegevust seal veel ei ole, eks, kuna mina tegelen hästi palju seal selle tehnilise poolega, lava ülesehitamised ja kõik sellised asjad ja bändidega, siis minul hakkab see rohkem see töö pihta kuskil siit jaanuarist. Ehk siis vaja tehnika kõik leida, kõik lavad me ehitame natuke suuremaks, kui seal tegelikult on valgused, siis on vaja nende bändidega hakata tegelema, bändidele raiderid, heliproovide ajad, kõik sellised asjad on vaja ennem teha. Ja see konkreetne lava ehitamine hakkab siis tegelikult päev varem. Koolipäev saab läbi, siis peale seda me saame selle saali kätte ja siis peale seda ehitame ja eelmine aasta me põhimõtteliselt ehitasime ka põhimõtteliselt ööni. Kui seal lõpuks pandi siis signalisatsioonid peale, siis me pidime ära minema. Ja siis järgmine hommik läks natukene edasi seda ehitamist veel, et see aasta me olen nüüd natukene seda tiimi suurendanud, et me saaksime ikkagi ta eelmisel päeval täiesti valmis. Aga jah, et see töö ja pärast see mahavõtmine ja tegemine, see on päris suur tegevus, jah. Ma kohe haaran kinni ühest sõnast, ole hea selgita neile, kes ei tea, mis asi on raider. Raider on
bändidel on siis selline soovide või vajaduste nimekiri. On olemas siis ütleme selline üldine rider, kus nad räägivad, mis neil on seal lava taga vaja suupisteid või jooke, ja siis minu jaoks olulisem asi on siis tehniline rider, kus nad siis kirjutavad üles, mis pillid neil on, milliste mikrofonidega või liinidega siis seda tuleb võimendada ja milline peab olema see kõlarite süsteem ja pult ja kõik sellised asjad, et see on siis jah, rider. Issand, noortel on ikka väga head teadmised, ma mõtlen, et liinidest ja pultidest ja asjadest, et aga ilmselt on see vist bändi tegemise juures üks oluline osa. See on oluline osa jah, ja tegelikult eks meil siin ütleme koolibändides on hästi suur osa seal siis juhendajatel, kes aitavad need riderid siis koostada. Kuna meil on selline üritus, kus on hästi palju bände, et ega me ei saa päris igaühe soovidega selles mõttes arvestada, eks need on natuke niisugune, et meil on olemas sellised ja sellised asjad seal lava peal, et väga palju ümbertõstmist me tegelikult teha ei saa, sest muidu me oleksime jällegi hommikuni seal. Aga kõik pillid ka, mis meil on seal tšellod ja sellised võib-olla mitte tavalised bändi pillid, me oleme saanud tegelikult ikkagi võimendatud ja et seda teadmist on vaja nagu ennem, et me oskaksime arvestada, et kui palju meil on mikrofone vaja ja ega koolibändidel ju need nõudmised ei ole ka nii suured, et mul on just täpselt seda mikrofoni vaja, et selles mõttes see ei ole üldse nagu probleem. Lihtsalt on vaja seda infot teada, et Ilmselt on sul endal ka mõni bänd juhendamisel olnud, nagu ma olen aru saanud, mismoodi koolibändidel nimed sünnivad? See on jah keeruline teema tegelikult. See on bänditi nii erinev, et on bände, kes on sellised väga elavad ja niisugused mõtlejad ja nendel tuleb neid nagu varukast. Et ei tea, mida võtta. Ja just, et ei oska ära valida, eks on, aga on bände, kes on sellega tegelikult väga hädas. Võib-olla isegi ma arvan, et mõtteid on, aga pigem jääb sinna julguse taha, et ma ütlen nüüd välja, mis mina arvan, et äkki kellelgi ei meeldi või ma arvan, et see on nagu pigem nagu suurem probleem, aga mina nagu julgustan küll nagu kõiki ikkagi ikka pakkuma alati välja, et mine sa tea, mis see õige või hea variant just parasjagu välja kukub, aga lõpuks on nad kõik oma nime saanud, et eks seal võib ju mõelda, et üks on parem kui teine, aga samas elus ongi nii, et on nii ja naa. Mida tähendab ühe koolibändi juhendamine? Et ükskõik millise näite sa siis võtad, ma ei küsi konkreetselt bändi nime, aga lihtsalt üks üldine näide, et mis see siis nagu juhendajale tähendab? Bändi juhendamisel on tegelikult minu arust üks olulisemaid asju on see, et sa tunned neid pille, mis seal kasutatakse. See ei tähenda, et sa pead nüüd valdama neid väga hästi, aga sa pead nagu aru saama, et mis nende pillidega on võimalik teha. Ja siis loomulikult sa pead tundma ka neid mängijaid, et kellele siis kui keeruline partii anda. Et see on üks olulisemaid asju, et õpilane tunneks ennast ka mugavalt seal, et ta ei tunneks seda, et ma ei saa hakkama, teised oskavad, mina ei saa, eks see. Et pigem siis tuleb seda partiid natuke lihtsustada ja oluline on see, et ta saaks seal koos mängida, ta oleks hea olla. Ja mina üldiselt ka pooldan seda, et nad ikkagi tahaksid olla seal bändis. Et kedagi nagu sunniviisiliselt bändi panna, ma pigem ei paneks. Et muusikoolides on küll, need bänditunnid on kohustuslikud, aga mul ei ole väga palju seda nagu muret olnud, et keegi nüüd hirmsasti ei tahaks. Ja kui mõni ütlebki, et ta ikkagi ei taha või ei jõua, siis ega mina kinni ei hoia, et proovime leida kellegi asemele ja tegelikult oleme alati hakkama saanud. Aga jah, et see nagu muusika tundmine ja nende pillide tundmine ja õpilaste tundmine on nagu kõige olulisemad märksõnad võib-olla. Ja siis teine asi muidugi on näiteks lugude valik, mis on ka just õpilastele ääretult oluline.
mina olen proovinud kogu aeg lasta neil ise valida, ise otsida. Noh, seal on jällegi see, et mõni on aktiivsem, mõni ei julge midagi välja pakkuda. Noh, lõpuks jällegi ikkagi midagi kuskilt ikka leiad, kui sa ikkagi natuke surud, et no otsige ikkagi, mõelge ja proovid siit poolt ja sealt poolt kuskilt nurkadest otsida seda, siis alati ikkagi me oleme lood leidnud ja noh, noortega on ka muidugi see asi, et ega me ei leia tegelikult selliseid lugusid, mis nüüd kõigil hirmsasti meeldib, et ikka on niimoodi, et üks meeldib ühele rohkem, teine teisele, et noh, see tuleb teha lihtsalt selliseks, et siis kõik selle rõõmuga ära mängivad, et aga minu jaoks on need bänditunnid tegelikult üsna nagu lahedad, et saab ise ka nendega vaikselt koos mängida ja noh, mingisuguseid uusi lahendusi katsetada ja proovida. Kui täiskasvanutel ikka oleme kuulnud, ütleme väga uhketest bändidest näed, et kuidagi isiksused vahepeal põrkuvad ja et kas noortel ka neid muresid on või see ei ole veel üldse see koht? On ikka. Oi. On ikka, meil oli näiteks üks bänd mõni aasta tagasi, mis oli ka registreeritud Splashile, aga jõudsid laiali minna ennem kui see Splash kätte jõudis, et ma täpselt neid tagamaid ei tea, aga neid ikka on, et noh, et nagu lapsed ikka lähevad aeg-ajalt tülli mingitel põhjustel, et seda juhtub, aga mulle tundub, et õnneks mitte väga palju. Jah, neid arvamusi ja on muidugi palju, eks, aga võib-olla nad on nagu harjunud nagu rohkem ka arvestama, sest ju õpetajad ju kogu aeg ütlevad, kuidas peab tegema ja mis on õige. Aga õnneks nad väga palju neid nagu tülisid mina ei ole vähemalt kohanud. See sõltubki hästi palju sellest konkreetsest seltskonnast, kes on kokku sattunud just parasjagu, jah. Hästi põnev, et kui tõid välja, et see on ka muusikakooli üks osa, eks ju, ja siis tõesti võivad ju kokku sattuda väga erinevad isiksused. ja satuvadki, mis on ühest küljest väga, väga äge, et see niimoodi juhtub, et noh, natuke võib-olla see juhendaja rida on ka siis seda võib-olla, kui tekib mingi pinge, et siis seda pinget natukene maandada. Aga noh, alati see ei õnnestu ja noh, siis tuleb leida teised lahendused lihtsalt. Mida õpilased kõige enam tahavad õppida? Ma tahaks pakkuda puusalt, et kitarr, aga võib-olla see pole üldse minu arvamus õige nii-öelda. Jah, ma tahaks ka öelda, kuna ma ise olen kitarrimängija, aga tegelikult on minu arust on nagu muusikakoolides kõige rohkem ikka klaveriõpilasi ja kitarr on küll ka väga populaarne, aga vaadates näiteks muusikakooli kontserte ja siis sealt ikka leiab ikka kõiki pille, et selles mõttes on jah ikkagi populaarsemaid ja vähem populaarsemaid, aga üldiselt ikkagi igale pillile leidub mingi mängija, et selles mõttes on nagu hästi, aga klaver on kindlasti tegelikult kõige mängitavam. Ja. Aga sinu enda teekond kitarriõpetajana, kuidas see alguse sai? Mina olen saanud siis niimoodi mängima või õpetama, et alustasin põhimõtteliselt oma isa tundide asendamisega ja siis ka mingil hetkel siis Marek Taltsi, kes oli minu õpetaja, tema tundide asendamisega. Ja siis ühel hetkel ma sattusin, või mind kutsuti siis Jaana Tringi erakooli õpetajaks ja sealt edasi tegelikult tuli üsna kohe ka Vändra muusikakool, kus ma läksin. Peast enam ei mäleta, kui kaua ma seal olin ja siis siin natukene olen siin seal veel, kuna nüüd olen praegu siis nagu Pärnu ja Sindi muusikakoolides. Kui keegi on kodus kuulnud lapselt, et tema tahaks ka õppida kitarri, siis mis on need nii-öelda kõige esmased A ja B, millega peaks lapsevanem arvestama? No esimene mõte võiks liikuda sinna, et kas tahta nüüd siis ütleme tõsiselt see asi käsile võtta või siis lihtsalt proovida, vaata, mis saab. Selle järgi võiks valida selle asutuse, kuhu minna, et kui muusikakooli tulla, siis tegelikult võiks olla sükene
ütleme pigem sihuke tõsisem soov ikkagi see nagu lõpuni ka teha, et see kestab ju 7 aastat ja eks seal see kodune harjutamine tegelikult on kõige tähtsam. Et seal peab olema lapsevanem nagu ise valmis seda toetama, vajadusel tuleb natukene suruda, et nad ikkagi päris ise alati sinna pilli taha harjutama ei lähe. Et kui nüüd minna lihtsalt ütleme proovida ja vaadata, mis saab, et siis võib vaadata neid huvikoole, mis ütleme nii põhjalikult ei tegele siin kunstide kool ja siin mõned erakoolid, et võib-olla vaadata siis sinna suunda. Aga jah, ja siis peaks mõtlema nagu läbi selle, et kas on see valmidus olemas seda nagu teekonda toetada, et on vaja pill kindlasti saada. Esialgu, kui on laps väiksem, on vaja väiksemat pilli, mida üldjuhul on võimalik koolidest ka nagu rentida, et ei pea omale kohe koju ostma. Aga hiljem nagu suur pill või täispill juba tuleb siis osta omale ikkagi koju. Nad ei ole muidugi väga kallid selles mõttes, et see ei ole mingi väga suur väljaminek, aga pigem on just see ajaline, ütleme ajakasutus, et iga päev tuleks tegelikult harjutada, et siis vastavalt mida kõrgem tase, eks see või klass, et siis seda rohkem tuleb harjutada. Ma ise käisin ka õppisin mõned aastad tagasi natukene kitarri ja ega see harjutamine käis ju päev enne seda, kui õpetajaga kokku saime uuesti. Sest et see on nii inimlik. Jah, eks see käib ka praegu väga paljudel niimoodi, aga seal mina alati proovin õpilaste selgitada, et sa tegelikult õpid ju enda jaoks, eks ja mitte selle jaoks, et kui sa nüüd tundi tuled, et siis ma näitan, et ma ikka midagi olen teinud. Ja tegelikult õpetajatele on see väga hästi aru saada, kui sa oled teinud selle eelmisel õhtul või oled siis iga päev harjutanud, et see tegelikult sellega ära ei peta. Rääkides veel Paikuse Music Splashist, kas üle Eesti ka sarnaseid üritusi korraldatakse noortele, kui palju teil nagu ülevaadet sellest on? Jah, selliseid ütleme noortebändide üritusi ütleme nii väga palju ei ole. Nüüd siin samas märtsis ma tean, et on kuskil Kohtla-Järvel üks üritus. Ma ei ole seal ise koha peal käinud, ma olen korra mõelnud, aga kuna ta on ikka nii kaugel ja siis on see mõte kuidagi katki jäänud alati. Jah, ütleme liiga palju neid nagu minu nagu kõrvu küll ei tule, et neid üritusi, kus just nagu koolibändidega käia, et midagi Viljandis on seal pärimusmuusika aidas tehakse, aga seal on pärimusmuusika puhas. Et jah, me oleme ka mõelnud selle peale, et teha nagu Splash ka nagu üleriiklikuks. Et siis tuleb muidugi hoopis teised kriteeriumid teha, sest arvata on, et sinna tuleb palju rohkem rahvast, aga võib-olla tehagi, eks või siis teha hoopis kõrvale üks üleriiklik on ka variant, aga jah, ütleme liiga palju neid ei ole. Ikkagi neid esinemisi tuleb nagu siis juhendajatel ikkagi ise pigem otsida või käia ja läbi rääkida, et pigem on nagu see mure küll. No väga äge, et olete selle ellu kutsunud ja nii pikalt juba ka jätkusuutlikult üleval hoidnud. Ma loodan küll, et te teete varsti 2 sündmust, üks ikkagi kohalikele, teine siis ka üle-eestiline. Võimekus on olemas. Jah, ma arvan, et see ei ole üldse jah, võib-olla see ei olegi väga kaugel see asi, aga hetkel ei tea, jah. Aga tuletame meelde, et siis tänavu on Paikuse Music Splash 9. aprillil. Poole 6 juba saab Paikusele saali tulla, kui pikalt on siis, kontsertkonkurss või konkurss-kontsert planeeritud? Kontsert ise, bändide esinemised, see sõltub natuke bändide arvust, aga jääb tavaliselt 2-3 tunni vahele. Siis peale seda kontserti on väike paus, kus on siis selline hääletamise aeg ja väike siuke vaheesinejad. Ja siis on see autasustamise rida ja ma arvan, et ta kestab kokku siuke 3+ tundi, aga seal on olemas kohvik, kus saab alati minna, et kuna on siuke bändide show, et seal on tegelikult vaba liikumine, et seal ei pea istuma kogu aeg oma tooli peal, et saab minna rahulikult võtta midagi näksimist ja juua ja ringi liikuda, et saab teha pilti seal logode taustal, eks ja
ja sellist üsna vabalt võib võtta seda, et ei pea olema jah selline, see ei ole selline akadeemiline keskkond, kus sa ei tohi ühtegi liigutust teha, et selles mõttes on väga jah, selline vabalt võtta, aga jah, kontsert kokku ütleme 3 ja peale tundi. Kas pealtvaatajad peaksid ennast kirja panema enne või lihtsalt vabalt tulevad? Ei, jaa, me ei ole kuskile kirja pannud ja täitsa tasuta on tule marsi sisse, et saalis on ka piisavalt ruumi, see on päris suur saal ja selles mõttes nähtavus on ka hea, kuna need pealtvaatajate toolid lähevad nagu kinosaalis üles, eks, et tegelikult selles mõttes on nagu, seal on päris mugav. Mida see sinule kui korraldajale annab, et mingite sündmust ikkagi nii pikalt teha? Siin peab olema mingi väga suur sisemine põlemine. Jah, mina olen juba päris pikalt noortega tegelenud, et seda pilliõpet olen siin üle 20 aasta teinud ja praktiliselt kogu selle aja olen ka teinud neid bände, noorte bände, et vahepeal rohkem, vahepeal vähem, aga kogu aeg on olnud mingisugused bändid ja ma olen pidanud kogu aeg ise otsima neid väljundeid, et kuhu jälle esinema saada ja ega see ühele juhendajale tegelikult on päris suur ettevõtmine selle bändiga kuskile välja minna, eriti kui sa pead veel kõik pillid ja tehnika ise ka kaasa võtma, et see tegelikult on niisugune, ei ole lihtne. Olengi nagu mõelnud juba ammu nagu selle peale ka, et tehagi mingisugust sellist üritust, kus on ikkagi kõik koos, et saab natuke vähem on jälle vaja kellelgi vaeva näha, et otsida, et pead lihtsalt registreerima, kõik tehnika on olemas, ainult oma pilli pead kaasa võtma, trummarid mitte, eks ja klaverit me üldiselt ka seal väga ei vaheta, aga kitarrid ja sellised pillid siis tuleb ikkagi üldjuhul endal võtta. Kuigi meil on seal ka olemas nii-öelda mõni selline valvepill, et kui peaks midagi juhtuma, et siis saab kohe teise pilli ikkagi võtta, aga jah, et selle nagu ürituse tegemine on tegelikult selline, mingil hetkel mõtled küll, et on juba, võib-olla saab natuke jaks otsa, eks on aga eks seal võib-olla nagu selles mõttes rohkem nagu otsima neid abilisi, eks, et tegelikult ei pea kõik asjad ise ära tegema, et piisab sellest, kui sa tead, et see teeb seda, et oskama nagu jagada seda, et tihti on küll niimoodi, et sa teed ise ära, saad kiiremini ja tead, et see on tehtud, aga tegelikult jah, et see on nagu meie enda jaoks ju samamoodi selline õppimiste koht, et natukene ka õppida nagu teisi usaldama seal nende ürituste läbiviimisel, ja siis kuidas üldse neid aega planeerida ja selliseid, ja kui palju seda meeskonda peaks olema ja eelarvest ei hakka rääkima, see on meil alati miinuses, eks, et ma ikka alati ütlen, et kõik, kes meil seal osalised on mingil määral, et kõik on sponsorid, et see paraku see rahaline seis on nagu on ja nüüd sellised keerulised ajad, siis on sponsoritega ka natuke keeruline, aga me saame ikkagi selles mõttes hakkama ja saame tehtud ja alati, kui see läbi saab, siis on ju jälle hea meel, et on jällegi asi tehtud ja kui korda kõik on läinud, siis on veel parem. No igatahes, kui keegi kuuleb selle mõttega, et mul oleks võimekust olla sponsor, siis tasub kontakti võtta. Kindlasti ja meil ei tähenda see, et see sponsor peab nüüd meeletult palju kuskilt välja käima midagi. Ka pisiasjad, et enamus selle sponsorite käest saadud asjadest me tegelikult jagame nende lastele ju nii-öelda selliseks stiimuliks. Et oleks teinekord ka nagu hea tunne tulla, et näe, ma sain mingi asja, et selles mõttes väiksed sponsorid on ka väga oodatud ja ega meil väga suur sponsorid ei olegi, et suur sponsorid oleme me ise. Aga mine tea, võib-olla keegi nüüd haarab kinni võimalusest. Jaa, ei, see on alati teretulnud, et eks me praegu on nagu kõige suuremad sponsorid ongi meil Pärnu linn, kes toetab ja nüüd ka siis Euroopa Liidu poolt mingist fondist saime ka mingisuguse väikse toetuse, aga jah, et selliseid väikseid kohalikke sponsoreid me alati ootame,
et kes kas või mõne kinkekaardiga või millegiga toetaks, et see on väga oodatud. Ja. No igatahes, kes tahab ka praegu lisainformatsiooni saada, siis sündmusel on oma Facebooki leht ka olemas. Jaa, seal on tegelikult kõik info olemas ja kõik, kellel meiliaadressid, kellele kirjutada ja nii edasi, et tegelikult saab, ma arvan, et üsna lihtne leida. No aga täna võtame sellega kokku. Suur aitäh sulle, Kait, jõudu tööle ja järgmise jutustamiseni. Jaa, aitäh.